Tere tulemast kuulama! Meil on täna laual materjal, mis uurib seda huvitavat pinget kulla kui traditsioonilise väärtuse ja liitiumi kui selle rohelise tuleviku kriitilise ressursi vahel. Just. Ja vaatame kohe, kuidas seda tugevat ideed veelgi paremaks lihvida. Alustame siis kohe esimesest tähelepanekust. See puudutab fookust. Tundub, et narratiiv keskendub üsna tugevalt finantsidele, ja ressursinappusele. Jah, see on õige tähelepanek, aga see võiks minna sügavamale, uurida just seda inimlikku ja sotsiaalset poolt selle paradoksi juures. Et praegu on palju juttu turgudest, hindadest, kavandamisest, mis on muidugi oluline. Kindlasti on, aga see jätab justkui varju selle, kuidas see vastuolu, ütleme siis vana versus uus väärtus või traditsioon versus tehnoloogia paratamatus, kuidas see päriselt mõjutab tavainimeste elu või poliitikat ja isegi rahvusvahelisi suhteid. Rohkem kui lihtsalt otsene majanduslik kasu või kahju, jah? Täpselt. Et lugejale võib jääda mulje, et teema on küll intellektuaalselt põnev, aga kuidagi kauge või keskendub liialt suurtele mängijatele, investorid, riigid ja vähem sellele, kuidas see meid kõiki puudutab. Nii et sa ütled, et see majanduslik analüüs on küll tugev, aga ilma selle sotsiaalse ja inimliku mõõtmeta jääb pilt poolikuks, võib-olla isegi natuke eksitavaks. Just nii. Et me räägime ressurssidest, aga kipume unustama inimesi, kelle jaoks need lõpuks mõeldud on või kelle elu need, päriselt mõjutavad. Okei. Finantsanalüüs ja nappuse hindamine on hädavajalikud, muidugi, aga need ei eksisteeri vaakumis. Sellel liitiumi ja kulla vastaseisul on väga reaalsed ja sügavad tagajärjed ühiskonnale. Ja kitsaskoht on siis see, et keskendudes numbritele ja turule, kaotame loo emotsionaalse sotsiaalse kaalu. Lugeja võib majanduslike argumentidega kaasa noogudata, aga ei pruugi tunda teema tegelikku pakilisust. Või selle seost oma eluga, eks ole. Et see tõeliselt mõjuks peaks puudutama ka neid aspekte. Selge. Aga kuidas seda siis laiendada? Kuidas seda inimlikku mõõdet lisada nii, et see ei muutuks liiga laialivalguvaks ja toetaks põhiideed? Üks võimalus oleks põimida teksti sisse lühikesi aga tabavaid näiteid. Või isegi, ütleme, provokatiivseid küsimusi, mis illustreerivad neid sotsiaalseid ja inimlikke tagajärge. Mitte pikki juhtumiuuringuid, vaid pigem. Just. Pigem mõtlema panevaid hetki, mis avavad ukse laiemale pildile. Näiteks, selle asemel, et rääkida abstraktselt liitiumi hinnatõusust. Võiks küsida otse, kuidas see hinnatõus ja võimalik nappus mõjutab tavalise pere eelarvet, kes on võib-olla aastaid säästnud, et osta oma esimene elektriauto, sest usub, et see on samm rohelisema tuleviku suunas. See on hea küsimus. Kas me loome olukorra, kus rohepööre muutubki luksuseks, mis on kättesaadav ainult eliidile? Ja süvendab nii sotsiaalset ebavõrdsust. See tooks selle abstraktse hinna volatiilsuse ja rohepööre mõiste otse köögilaua taha, muudaks selle väga isiklikuks ja käega katsutavaks. Just. See poleks enam lihtsalt graafik, vaid päris dilemma. Jah, täpselt see ongi eesmärk. Või võtame geopoliitika. Materjalis on vihjeid kullapalavikele, mis on hea paralleel muidugi, aga liitiumi puhul on kaalul midagi enamat kui rikkus. See on seotud energiajulgeolekuga, tehnoloogilise suvereensusega, kogu rohepöörega. Milliseid uusi pingeid see võiks tekitada? Just. Riikide vahel, kes kontrollivad varusid ja nende vahel, kes sõltuvad sellest täielikult. Kas me näeme uue ressursinatsionalismi tõusu või isegi varisegasid kontrolli pärast, sarnaselt naftaga? Päris tõsine perspektiiv. Võiks isegi küsida, kas tulevikus seisavad meile liitiumi sõjad? Selliste küsimuste esitamine avardaks teemat märkimisväärselt. See geopoliitiline nurk on tõesti oluline, aga kas on oht, et kui me hakkame rääkima sõdadest ja suurtest konfliktidest, et siis me kaotame selle isikliku tasandi jälle ära? Kuidas seda tasakaalu hoida? Hea küsimus. Tasakaal peitubki selles, et me ei keskendu ainult ühele või teisele, vaid näitame nende seoseid. Geopoliitilised pinged ei ole abstraktsed. Need mõjutavad ju lõpuks hindu ja tarneaileid. Täpselt. Ja lõpuks ka seda, kas see pere saab endale elektriautot lubada või kas ühiskond suudab kliimamuutustega võidelda. Ja võiks ka sügavamalt puudutada seda, kuidas see vastuolu muudab meie arusaama väärtusest endast. Mida me peame hädavajalikuks. Just. On see kuld seifis kui turvatunne sümbol või liitium akus, mis võimaldab meil liikuda, suhelda, elada modernset elu.
mida see tähendab olukorras, kus puhas energia või liikumisvõimalus muutub piiratud ressursiks, potentsiaalseks luksuseks. Need küsimused sunnivad tõesti mõtlema väärtuse olemuse üle palju sügavamalt kui lihtsalt investeerimisportfelli tasandil. Jah, need seovad isikliku, sotsiaalse ja globaalse tasandi kokku. See lähenemine tundub küll rikastavat materjali oluliselt. See muudaks selle paradoksu mitte ainult intellektuaalseks harjutuseks, vaid millekski, millel on reaalne kaal ja mõju. Aga liigume edasi teise tähelepaneku juurde. See puudutab seda keskset raamistikku ennast. See liitsiumi-kulla paradoks on kahtlemata lööv. Jaa, see pealkiri ja keskne idee on väga tugevad. Ja teine tähelepanek ongi see, et kuigi see raamistik on suurepärane, teema avamiseks ja huvi tekitamiseks, võiks materjali lisaks selle dihotoomia rõhutamisele põgusalt viidata ka alternatiivsetele tuleviku väljavaadetele või võimalikele lahendustele. Praegu keskendub see väga tugevalt just vastasseisule. Traditsiooniline kuld versus uus, hädavajalik, aga problemaatiline liitium. See on efektne ja dramaatiline. On küll, aga see võid jätta lugejale mulje, et neil ongi ainsad kaks poolust või et meie sõltuvus just praegusel kujul liitiumist on paratamatu ja ainus tee edasi. See võib tahtmatult piirata mõttelendu ja jätta mainimata olulised arengud, mis võiksid olukorda muuta. Nii et sa väidad, et kui me keskendume liialt sellele kahele vastandlikule elemendile, võime luua pildi, mis on küll terav, aga võib-olla liiga lihtsustatud. Või isegi, deterministlik, nagu oleksime lõksus. Täpselt nii. On oht, et keskendudes ainult konfliktile, ignoreerime alateadlikult inimkonna ja tehnoloogia dünaamilisust, kohanemisvõimet. Ja soovitus oleks siis? Lisada materjali lühidalt, võib-olla isegi vaid mõne lausega või märksõnaga viiteid alternatiivsetele tehnoloogiatele või strateegiatele või isegi teistele ressurssidele, mis võiksid seda esitatud paradoksi leevendada või teisenema panna või sellest mööda juhtida. Mitte põhjalikku tehnilist ülevaadet. Kindlasti mitte. Pigem aimdus, et tulevik ei pruugi olla nii mustvalge ja lukustatud, kui esmapilgul paistab. See lisaks loole sügavust ja realismi, ma arvan. Aga kas ei nõrgenda seda keskset paradoksi ideed? Kui me kohe hakkame rääkima lahendustest ja alternatiividest, kas see teravus ja pinge, mis praegu on, ei kao ära? See vastandus on just see, mis teeb selle nii kõitvaks. See on õigustatud küsimus. Tasakaal on siin võtmetähtsusega. Eesmärk ei ole paradoksi olematuks muuta ega selle tähtsus vähendada, pigem näidata seda laiemas kontekstis. Kuidas nii? Võiks väita, et just alternatiivide ja lahenduste potentsiaali mainimine muudab paradoksi veelgi relevantsemaks ja dünaamilisemaks. See näitab, et me ei räägi staatilisest olukorrast, vaid pidevalt muutuvast maastikust, kus käib võidujooks aja ja innovatsiooniga. Okei, see on huvitav vaatenurk. Näiteks võiks põgusalt mainida teisi akutehnoloogiaid, mis on aktiivses arenduses ja mis võiksid tulevikus vähendada meie kriitilist sõltuvust just liitiumist. Milliseid näiteid saaks tuua, ilma et see muutuks tehniliseks loenguks ja kaotaks tavalugeja huvi? Piisaks märksõnadest, mis on juba avalikkuses teada. Näiteks mainida naatriumiooni akussid, mis kasutavad levinumat ja odavamat naatriumi. Või tahkisakusid, mis lubavad suuremat energiatihedust ja ohutust. Need nimed juba iseenesest signaliseerivad, et liitium ei ole ainus mängija platsil, eks saa? Ja samuti on ülioluline puudutada ringmajanduse põhimõtete rakendamist. Liitiumi ja teiste väärtuslike materjalide taaskasutamine vanadest akkudest, see pole enam kauge tulevik. See on kriitiline vajadus ja kasvav tööstusharu. Ja see võib oluliselt leevendada survet uute maardlate avamisele. Täpselt. Selle mainimine lisaks loole olulise kihime ei ole ainult kaevandamise ja geopoliitika meelevallas, vaid ka innovatsiooni ja vastutustundliku tarbimise kujundajad. See ringmajanduse aspekt tundub eriti oluline, jah, see pakub konkreetset tegevussuunda nappuse vastu võitlemiseks. Jaa, see näitab, et lahendused ei pruugi tulla ainult uutest kaevandustest või materjalidest, vaid ka olemasolevate ressursside targemast kasutamisest. Ja kui tahta olla veelgi provokatiivsem. Kuidas siis? Võiksidegi tõstata küsimuse, kas tehnoloogiline innovatsioon ise võib selle liitiumi kulla paradoksu, nagu me seda praegu mõistame, hoopis aegunuks muuta. Võib-olla on mõne aasta pärast fookus hoopis muul materjalil. Või tehnoloogial. Või tekivad täiesti uued tulevikukullad. Taksid perspektiivi ja näitaksid, et praegune pinge liitiumi ja kulla vahel on küll oluline, aga see on vaid üks peatükk pikemas loos.
See lisaks materiaalile kindlasti optimismi või vähemalt dünaamilisust juurde, näitaks, et tulevik ei ole kivis raiutud ja et inimkonna leidlikkusel on rolli mängida. See viib meid sujuvalt 3. ja viimase tähelepaneku juurde. See keskendub lõpuosale. See lõpus esitatav terav küsimus valiku kohta on kahtlemata mõjus. Jah, lõpuosa küsimused, eriti see viimane, mis seab kuue ja otse valiku ette kulla ja liitiumi vahel, on tõepoolest intrigeerivad. Jäävad kummitama. Aga seal on üks nüanss. Just. Need küsimused võiksid lisaks sellele teravale valikule suunamisele pakkuda ka veidi selgemat üleskutset või konkreetsemat suunda edasiseks mõtiskluseks. Praegune lõppküsimus see, kui peate valima ühe, siis kumma te valite? Kas selle, mis särab teie seigis või selle, mis hoiab teie kodus tuled põlemas, see on retooriliselt väga tugev. Sunnib peatuma ja mõtlema, jah. Kindlasti. Kuid see võib samas mõjuda ka pisut fatalistlikult või isegi mustvalgelt. Justkui olekski ainult need 2 teed ja me peame paratamatult ühe hülgama. See ei paku otseselt konstruktiivseid samme ega vaatenurki, mida kuulaja saaks ise edasi arendada. Peale selle esmase ehmatuse või ärevuse, mida selline terav valik võib tekitada. Nii et see jätab kuulaja justkui kuristiku särvale seisma ja kisib, kummale poole hüppad, aga ei anna isegi mõttelist päästerõngast või vihjet, kuidas silda ehitada või teist teed otsida. Täpselt. See võib tekitada pigem abitust kui tegutsemistahet. See on hea punkt. See võib tekitada küll tugeva emotsionaalse reaktsiooni, aga mitte tingimata sellist, mis viib edasi. Kitsaskoht ongi see, et see võib jätta mulje paratamatusest ja individuaalse või kollektiivse tegutsemisruumi puudumisest. Ja soovitus oleks siis? Kaaluda lõppu täiendamist mingi elemendiga, mis suunaks kuulajad konstruktiivsema mõtlemise poole või isegi tegutsemise poole. See ei pea olema konkreetne lahendusettepanek, mis lahjendaks lõpu teravust. Pigem suunav küsimus või mõte, mis avaks ukse edasistele sammudele. Milline see täiendus võiks olla, et säilitada lõpu mõjusus, aga lisada see konstruktiivne noot? Kuidas vältida liiga pehmet või ilmselget lõppu? Selleks on mitu võimalust. Sõltub sellest, millist lõppmuljet autor taotleb. Üks variant oleks lisada pärast seda teravat valikuküsimust veel üks avatum küsimus. Näiteks. Ja mida saaksime me ühiskormana või isegi üksikutena teha, et selle kerkiva paradoksiga paremini toime tulla, selle mõjusid leevendada või ehk isegi sellest väljapääsu leida? See suunaks mõtted probleemi kirjelduselt võimalikele lahendustele või vähemalt vastutuse võtmisele, ilma konkreetset vastuseid ette kirjutamata. See annaks kuulajale tunde, et tema mõtted ja teod on olulised, et ta ei ole lihtsalt passiivne pealtvaataja selles suures mängus. Täpselt. Teine võimalus oleks suunata fookus otsustajatele ja süsteemsematele lahendustele, midagi sellist. Millised samme peaksid astuma poliitikud, teadlased ja tööstusettevõtted, et tagada stabiilsem ja õiglasem üleminek ja vältida tulevasi ressursikonflikte, mis võivad selle paradoksi veelgi teravamaks muuta? See rõhutaks kollektiivset vastutust ja planeerimise tähtsust. Jah. Kolmas, võib-olla natuke filosoofilisem lähenemine oleks lõpetada vihjega, et juba ainuke selle keerulise paradoksi teadvustamine, selle erinevate tahkude mõistmine ja sellest avatud rääkimine on esimene ja hädavajalik samm lahendust otsimise suunas. See annaks kuulajale tunde, et tema osalemine selles arutelus, tema mõtlemine, tema teadlikkus on juba iseenesest väärtuslik osa protsessist. Mulle tundub, et eriti see viimane variant, teadlikkuse rõhutamine kui esimene samm, see raamistaks selle terava lõpuküsimuse kenasti ära. See säilitaks küsimuse jõu, aga lisaks lootusrikkama või vähemalt aktiivsema alatooni. Just. See ei pakuks lihtsaid vastuseid, vaid rõhutaks mõtlemise enda tähtsust. Jah, see võiks olla üks hea viis. Oluline on leida tasakaal, mis säilitab materjali mõtteärksuse ja provokatiivsuse, aga lisab lõppu konstruktiivse või vähemalt tulevikku suunatud noodi, mis ei jätta kuulajat lihtsalt arevuse või abituse tundega. Selge. Need 3 tähelepanekut, inimliku mõõtme süvendamine, alternatiividele viitamine ja lõpu konstruktiivsemaks muutmine tunduvad olevat peamised kohad, kus seda niigi tugevat materjali saaks veelgi edasi arendada. Just nii. Kokkuvõtvalt siis, me arutasime täna materjali, mis käsitleb liitiumi-kulla paradoksu ja me tunnustame selle väga tabavat ja kaasahaaravat põhiideed, eriti seda tugevat keskset vastandust ja mõtlema panevat esitust, mis haarab lugeja kohe kaasa.
Jah, see keskne paradoksi raamistik on kahtlemata materjali suur tugevus, annab selge fookuse. Meie arutelu käigus tõime välja 3 peamist suunda, kus oleks võimalik seda veelgi rikastada. Esiteks soovitasime laiendada käsitlust pelgalt finants- ja ressursi perspektiivilt. Et tuua joolisemalt sisse see inimlik ja sotsiaalne mõõde. Täpselt. See aitas muuta teema lugejale lähedasemaks, käekatsutavamaks ja näidata selle tegelikku kaalu meie kõigi jaoks. Teiseks, kuigi see keskne liitiumi ja kulla dihhotoomia on efektne, leidsime, et põgusate viidete lisamine alternatiivsetele tulevikusuundadele. Olgu need siis uued tehnoloogiad, ringmajanduse põhimõtted või isegi küsimused täiesti uute väärtusallikate kohta. Aitaks vältida muljet, et tulevik on paratamatult lukustatud vaid nende 2 elemendi vahelise vastasseisu. Jah, see lisaks loole dünaamilisust ja realismi. Ja kolmandaks tegime ettepaneku täiendada seda intrigeerivat ja teravat lõppu, nii et see lisaks valikule sundimisele pakuks ka mingit konstruktiivsemat suunda, edasiseks mõtiskluseks või tegutsemiseks. Eesmärk on vähendada võimalikku fatalistlikku tunnet ja suunata lugeja mõtted pigem võimalikele sammudele, olgu need siis individuaalsed, ühiskondlikud või poliitilised. Ja konkreetsed soovitused lühidalt kokkuvõttes. Kaaluda läitete lisamist, kuidas see paradoks mõjutab tavainimeste elu, pereelarveid, geopoliitikat. Mainida märksõnadena alternatiivseid akutehnoloogiaid. Nagu naatriumioon või tahkisakud. Ja rõhutada taaskasutuse ja ringmajanduse olulisust. Ning sõnastada lõpuküsimused ümber või lisada neile mõni lause, mis innustaks kuulajad mõtlema laiemalt lahenduste, vastutuse või teadlikkuse lolli üle selles keerulises olukorras. Need on muidugi vaid mõned võimalikud suunad ja mõtted, kuidas seda juba praegu väga huvitavat ja asjakohast materjali veelgi mõjusamaks, mitmekihilisemaks ja võib-olla ka, lootuslikkamaks muuta. Täpselt. Loodame siiralt, et need tähelepanekud ja soovitused on abiks edasises töös. Meil oleks suur huvi näha materjali edasi arendatud versiooni, et näha, millised lahendusi autor ise leiab ja kuidas need ideed on rakendunud. Jõudu tööle!